Tere! Oleme taas poliitikauudistega Pärnumaalt. Eile pidas Pärnu linnavolikogu taas ühe maratonistungi. Arutlusel oli olulisi punkte, aga teema, millest me täna jõuame rääkida, on valimisringkonnad. Kas üks või kaks valimisringkonda Pärnu linnas selle aasta kohalikel omavalitsuste valimistel. Tuumiklinn ehk siis Pärnu oli üks valimisringkond ja osavallad Paikuse, Audru ja Tõstamaa teine valimisringkond. Praegu on ametis olev võimuliit seda meelt, et peaks aitama ühest valimisringkonnast küll. Ja eile tegi sellise otsuse ka volikogu. Minu vestluskaaslaseks on ettevõtja ja omavalitsustegelane Eero Rändla. Otsus on tehtud. Mis on nüüd selle järelmid, pidades silmas sügisesi valimisi? Eilne otsus muidugi ei läinud päris seda plaani pidi, mis meil oli esialgu ühinemislepingu allkirjastamisel. Ja seal me teadlikult püstitasime eesmärgi juba ühinemislepingus, et ka järgmine, see tähendab järgmine valimisperiood, see on siis teine periood, üleminekuperioodist järgmine periood, jätkuks veel see võimalus, et maapiirkonna sõna suures Pärnus jääks kõlama. Ehk siis asi on selles, kuivõrd ikkagi osavalla hääl kõlab selles Suur-Pärnu poliitikas. Kuivõrd täna on olukord selline, et otsus on vastu võetud ja me läheme valimistele vastu ühe valimisringkonnaga, siis me peaksime eelkõige mõtlema tuleviku peale. Ja tuleviku peale selles mõttes, kuidas Pärnu linna äärealade, maapiirkondade inimeste mured, soovitused ka linna osas jõuaksid volikogusse. Ja seda saab kindlasti teha läbi praegu olemasolevat ja nagu oli kuulda ka volikogu esimehe suust, et osavallakogudele tuleb anda suuremad õigused, muidugi ka vastutus ja arvesse võttes praegu välja lubatud teemat, et osavaldade kogude õigusi suurendatakse, tuleb käsitleda seda, kuidas see osavaldade kogu hääl jõuaks volikogusse, et ka linnainimesed oleksid kursis just nende teemadega, mis aitaks kaasa maapiirkondade kaasamist ühtse Pärnu edasi arendamisel.